Olen teinud mõned postitused Lapimaal reisimise kohta elektriautoga. Tulles ei olnud väga külm, aga nüüd siin kohapeal on olnud ka -30 päris mitu päeva. Täna ka üks väike teekond ootab meid ees. Hetkel on autos eelsoojendamata, salong eelsoojendamata. Ja öösel natukene akut laadisin. Vaatame, mis siis auto üldse näitab. Avastasin just, et jätsin laadimiskaabli autoga ühendatud, nii et ma pean veel korraks autost välja minema, aga vaatame siis neid esmaseid andmeid. Akutemperatuur -15,5, salongi temperatuur -19,6 kraadi, õues -23,5. 5 minutes later. Kes mäletab, mis oli salongi temperatuur, kui ma autosse istusin? Igal juhul see oli väiksem, kui ta praegu on, ehk siis üsna kiirelt soojendab salongi. Autosse istumisest ja nii-öelda auto mootori tööle panemisest ja siis kõigi soojenduste tööle panemisest on 10 minutit täis. Mis te arvate, mis see salongi temperatuur on nüüd? Ja nagu näha, siis salongi temperatuur tõuseb väga kiirelt, -1,6 kraadi hetkel praegu juba. Nüüdseks siis on juba 11 minutit sellest hetkest, kui ma autosse istusin. Akutemperatuur ei ole muutunud, seal erilist lootust ei ole ka, aga vaatame, mis tegelikult siis juhtub. Ma ei tea, võib-olla kellegi jaoks kasulik, tagurduskaamera töötab, tagurdada saab. Kõik toimib ja töötab ilusti, pole ühtegi probleemi. Lõpuks saime siis teele asuda ka. Autosse istusin, kell oli 12.05, nüüd on 12.27. Salongi temperatuur on tõusnud juba 9,4 kraadini. Rool on väga soe, lausa nii soe, et mul ei ole enam vaja seda 3 nõksu soojendust. Istmesoojendus on ka minu jaoks juba niimoodi, et võtan lausa 2 nõksu vähemaks. Ja akutemperatuur on ka tegelikult soojenenud juba, et oli -15,5, nüüd on -10,5. Üks küsimus, mis Facebookist tuli välja, on see, et miks võtab vahemaa läbimine nii kaua aega. No, üks põhjustest on see, et Lapimaa maanteel, kus me praegu oleme, on maksimum lubatud kiirus 80 kilomeetrit tunnis. Siin, ma ei tea, kui sa oled seadusekuulekas inimene, siis sa sõidadki 80-ga. Ja ma arvan, et isegi kui sa ei ole seadusekuulekas, siis sa võtad selle kiiruse üsna peagi 80 peale, kuna kui sul on tee nii lahti lükatud, nagu ta praegu on, see tee on üsna libe. Meil mõni hetk tagasi me tulime kõrvaltee pealt maanteele, ja siis oligi selline metsavahetee, hea mõnus lumine, et sul oli pidavust oli rohkem, maantee peal nii palju pidavust ei ole ja kohe tõmbas Pepu niimoodi liuglema. Tahtsin midagi kavalat öelda, et ei ole mõistlik siin 100 kilomeetrit tunnis sõita. Mõni hetk siin isegi võib tulla üks maantee, kus ma siin üks päev sõitsin -30-ga, kuigi ega see väga palju rolli ei mängi, kas õues on -30 või -20, nagu täna on 10 kraadi soojem, yes. Et see maanteel sõitmine on üks ja sama. Aga seal isegi oli natukene 100 kilomeetrist lõiku, aga ega ka need kohalikud ei sõida siin nii kiirelt. Ja siin tekib päris tihti, kui sa suurlinnade vahel siin reisida, siis sul ongi selline maantee ja sul tekib väga suur autokodade kolonn, mis võib olla lausa isegi kilomeeter pikk ja ega sa mööda sealt ei saa. Siis sa istud seal lihtsalt kolonnis, sõidad 60-ga ja sa pead sellega leppima. Nii lihtsalt on. Vahest on ka see, et kui on möödamineku hetk, no siin on praegu tee on piisavalt lai, et keegi ei võta aeglasemaks, aga kui on kitsam koht, siis ka need, kes vastu tulevad, võtavad oma kiiruse väiksemaks. Kõik on turvalisuse nimel. Et me päris niimoodi uljad, et parti, teeme mis tahame, enam ei ole. Et ikkagi hoolitseme sellest, et me jõuaks punktist A, punkti B turvaliselt kohale ka. Esimene sõit on tehtud kuskil umbes pool tundi, 37 kilomeetrit sõitsime. Kui kuidagi kaameriga saaks näidata sinna, siis keskmine kulu on meil olnud, praegu näitab 40 kilovatt-tundi 100 kilomeetrile. Et selline üsna suur, rohkem kui nagu kahekordne nagu tavalisest. Aga salongi temperatuur on 21,4 kraadi ja akutemperatuur -1 kraadi, ehk siis -15,5 pealt soojendas päris palju ära. Ja nagu näha, ees on üks kiirlaadja, avalik laadja tegelikult lausa 2 tükki. See ettevõte, kes seda laadimisteenust siin pakub, on Recharge ja nad kasutavad Alpitronicu laadjaid. Ja õues näitab auto, väidab, et õues on -26 kraadi. Siin on üks hoone ka, mis näitab ka välistemperatuuri. Ma vaatan, kas ma praegu peeglist näen, näitab -24 kraadi näitab see maja seal selja taga.
aga see on üks neist laadjatest, kiirlaadjatest, mis siin Kittile linnas on olemas. Siin on üks kiirlaadja on veel, on K-lataus, soome keeli, K-supermarketi parklas ja siis on olemas ka üks AC ehk siis aeglane laadja. Et siin on laadjaid, Levis on ka olemas kiirlaadja, et keegi hätta ei peaks küll siin jääma. Meil laadimisvajadus pole, sellepärast ma ei hakanud seal laadima ka. Ja auto kiirendab ilusti. Tegime kiire poe shoppingu pausi, sest mul oli vaja uusi kindaid, et suusatamise jaoks. Aga oleme nüüd oma sihtkohta kohe kohale jõudnud ja mis ta keskmiseks kuluks, 53 kilomeetrit oleme sõitnud, keskmiseks kuluks näitab 37,1 kilovatt-tundi 100 kilomeetrile. Tegelikult ei olegi nagu midagi eriskummaliselt suurt. Vaatan, et ma nüüd õigest pöördest läheks, ma kogu aeg panen valesti siit. Ja mis siis on? Salongi temperatuur 20+20,8 kraadi. Vaata, üks enjakk on siin, paneme selle kõrvale, siis on 2 enjakki kõrvuti. Siis on nagu selline suguvõsa kokku tuleb ka üks enjakk, üks kapsarroheline enjakk. RS-versioon, siis Coupé RS. Kohalik soomlane ja üks teine Škoda Eesti numbrimärkidega. Nii, jõudsime kohale, -2 on akutemperatuur ja ma ütleks seda, et kõik on väga ilus ja tore. Elektriautoga saab sõita, aga sellises külma ilma käes pole vaja karta, et te jääte teele. Peale mõnetunnist suusatamist suundame tagasi auto juurde. Vaatame, mida meie sähköauto ja elektriauto sellest arvab. Nautisime ilusat ilma ja seis on selline, et mul on sõnad otsas. Seis on selline, et salongi temperatuur näitas 0. See on päris huvitav tegelikult, kui me jõudsime +20 midagi ja selle -20 käes seistes ta ei ole nagu langenud väga alla, aga akutemperatuur on -7 peal. Tegime kiire K-supermarketi külastuse, et osta natuke toidukraami. Auto on siin laadinud K-ladause laadjas. Aega läks 24 minutit, 58,5 kilovatti on praegu, mis ta kätte saab laadist ja 19 kilovatt-tundi on kokku laadinud. Siemensi laadja, tundub ilus, kena, suur. Mulle ei meeldi see, et see lihtsalt kaablid vedelevad maas. See, et see ise nagu otsa sõidab, pole nagu hullu, aga kui tuleb lumesahk, lükkab ära ja siis on terve kaabel on läinud, see on nagu suht nigel ja kehv lugu. Üks asi, mis ma märkasin siin sõites on see, et keskmine kulu on nüüd peale kiirlaadimist on meil ikkagi väiksem 32,4 kilovatt-tundi 100 kilomeetrile näitab hetkel. Ja see suure tõenäosusega on seetõttu, et aku on soe. Ta ei ole nii soe, kui ta võiks olla. Päris ideaalsetes tingimustes kõige parem aku töötemperatuur on 30 kraadi, et siis peaks olema sõitmine kõige efektiivsem. Aga nagu näha, siis enne meil oli kuskil 40 oli, kui me jõudsime oma sihtpunkti ja nüüd on 32,3 lausa. See kogu aeg aina kukub ja kukub. Ehk siis on selle kiirlaadimise selline hea külg või hea pool ka. Laadisime seetõttu, et oli vaja. Sest muidu näitas, et meil on ainult 9 kilomeetrit jääki selleni, tähendab meie öömajani. Ja sellise ilmaga, nagu praegu on, ma ei julge päris niimoodi. Ja mõnus on sõita niimoodi pimedas, siis tuleb mingi auto tuleb vastu. Kui tuleb auto vastu, pole hullu, aga kui tuleb mingine buss, tuleb vastu, siis on pärast seda sellise lumepilve tõmbab üles. Et see auto tõttu tuleb hetkeks, aga bussis tuleb kohe märjutavalt ja sa ei näe midagi tükk aega. Kokkuvõte tagasi
teest siis taaskord kuskil 50 kilomeetrit natukene peale. Keskmine kulu on 30,0 kilovatt-tundi 100 kilomeetrile hetkel. See on kõik tänu sellele, et me kasutasime kiirlaadjat, mis siis soojendas seda akut meil. Praegu on akutemperatuur 10,5 kraadi, salongis hea mõnus. Ehk siis elektriautod on valmis juba praegu. Uskuge mind. Te võite sõita isegi sellises arktilises keskkonnas, nagu seda on Lapimaa. Ja te ei pea muretsema mitte millegi pärast. Minge oske elektriautosid.